Täna külastas Kreeka president vanalinna hariduskolleegiumi, kus kohalikud õpilased ta lauluga vastu võtsid. Tallinna vanalinna hariduskolleegium, mis on ka varasemalt erinevaid külalisi lahkesti vastu võtnud, võõrustas täna Kreeka presidenti Katerina Sakeropoulou. Vanalinnas asuvat kooli külastati just seetõttu, et nad on oma kultuuripärandit hästi hoidnud ja sellega huvi äratanud. Kooli jõudes ootas presidente raamatukogus üllatus, kus neile esinesid rahvalauludega ansambel Tuuleviiul. Seejärel tutvustas direktor Kreeka presidendile koolisüsteemi ning räägiti, missugune on laste kultuurikeskkond. Laps kasvab tugevana ja kindlana, kui teda õmbitsevad kindlad väärtused ja normid. Vanalinn aitab neid norme muidugi toetada, aga kogu kultuurielu eriti. Ja tänase päeva, kus laste kindlustunne ja ärevus on muutunud suureks, on see väärtussüsteem muutunud pea võtmeküsimuseks. Kreeka presidendile tutvustati ka Ületee asuvat algkoolimaja, kus saadi osa Ukraina õpilaste eesti keele tunnist ja külastati maja all olevat keraamika- ja metallitöökoda. Kuna vanalinna hariduskolleegiumis on ka muusikakool, siis akendel laulsid ka poistekoori lapsed. Mis tunne oli Kreeka presidendile esineda? Lihtsalt vaimustav, ei oska öelda. Mis lugud esitasite? Ave Maria. Meil oli väga hea tunne ja meile väga meeldis see. See oli hästi tore külaskäik. Mulle ka väga meeldis, see oli väga meeldiv näha presidente ja erinevaid inimesi. Hoolimata geograafilisest vahemaast on Kreekal ja Eestil palju ühist. Märgilised 100 aastat diplomaatilisi suhteid väljendab sõbralikku suhtlust, mis riikidel senimaani olnud on ning saab olema ka edaspidi. Meie suhted on väga head, me oleme ju mõlemad Euroopa Liidus ja NATOs ja ka arusaadavalt me oleme Euroopa erinevates häältes. See tähendab seda, et sellised kohtumised ongi olulised, et saaksime rohkem üksteist tunda ja et oleks võimalik koostööd teha.